Meil on stuudios Tallinna linnapea ja Keskerakonna esimehe asetäitja Mihhail Kõlvart. Tere õhtust! Tere õhtust! Te olete arutanud mitmeid variante, kellega koalitsiooni luua. Te tegite selle ettepaneku sotsidele. Miks? No, alustame sellest, et arutelu tõepoolest oli väga sisuline ja laua peal olidki erinevad variandid. Täna me lähtume sellest, et meil sotsiaaldemokraatidega on ikkagi sarnane maailmavaade ja see tähendab, et meil kindlasti on lihtsam operatiivsemalt panna kokku lepingu ja alustada tööd. Ja praeguses olukorras see kindlasti on väga tähtis, et me ei kuulutaks aega väga palju läbirääkimisteks, vaidlusteks ja saaksime alustada tegevustega. Kas see otsus Tallinna nõukogus tuli ükshäälselt? Ja, otsus tõepoolest oli ühine, aga enne seda meil olid erinevad nägemused. Kas sotside ja Keskerakonna programmides, millised on suurimad ühisosad? No, mulle tundub, et kõige tähtsam, et meil on ühine arusaam, et avalik sektor peab omama sotsiaalset vastutust inimeste eest nii süsteemselt, igapäevaselt kui ka kriisi ajal. Lihtsate sõnadega kirjeldaks ma seda sellisel viisil, et me peame olema valmis inimesi aitama ja see vajadus kindlasti praegu süveneb. Just kriisist rääkides, siis see on täna kõige tähtsam küsimus. Mida teie meelest tuleks teha teisiti, kui tehti eelmisel talvel? No, tegelikult me peame olema valmis, et olukord tõenäoliselt on veel raskem, sest tegemist ei ole ainult COVID-i kriisiga, vaid ka elektri hinnatõus, gaasi hinnatõus ja võib-olla kütte hinnatõus. Et see kõik kindlasti kriisi süvendab ja see tähendab, et linn peab olema rohkem valmis inimesi aidata ja kindlasti see tähendab ka suuremat ressurssi olukorras, kui hinnatõusud mõjutavad ka linna eelarvet. Mida te arvate sellest, et sotsid on lubanud, et võimule saades kehtestavad nad 4 päeva kestva töönädala ja kodanikupalga? No, huvitavad mõtted igal juhul, aga selliseid projekte saab ellu viia ainult riigi tasandil. Praegu toimusid munitsipaalvalimised ja neid teemasid saab arutada 1,5 aasta pärast. Eesti Päevaleht väitis, et koalitsioon sotsidega süvendab kriisi valitsuses. Kuidas teie hindate, kas koalitsioon sotsiaaldemokraatidega või Reformierakonnaga mõjutab olukorda valitsuses? No, mulle tundub, et meil praegu ei ole aega poliitika tegemiseks. Me praegu peame tegutsema väga sisuliselt, nii riigi tasandil kui ka Tallinnas. Et ma saan aru, et tõepoolest erinevad koalitsiooni valemid erinevat moodi mõjutavad nii riigivalitsuse perspektiivi rääkimata Tallinna linnast. Aga täna, siin ja praegu meil ei ole aega selleks, et mõelda ja kalkuleerida poliitilist perspektiivi. Me peame tegelema kriisiga. Millal selgub lõplik otsus, kes hakkavad Tallinna linna juhtima, kas täna õhtul kell 8? No, täna õhtul meie võimalikud partnerid peavad otsustama, kas nad üldse istuvad meiega laua taga ja kui see juhtub, siis me võiksime püüda nädala jooksul neid läbirääkimisi lõpuni viia, kui see õnnestub ja mingi tulemusega välja tulla. Suur tänu tulemast ja edu läbirääkimistel! Aitäh!